Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Ja suur rõõm on öelda tere teie silmadesse ja kõrvadesse ja on selle hooaja peaaegu eelviimane podcast, jah? No täna ma kuulsin jälle seda küsimust, et kas tänaval küsiti, keegi oli siis meie armsa Jana käest küsinud siis, kes on siis meie, kuidas öelda siis meie administraator, manager, väga õigus. Just, ja siis oli lähenetud talle, kuidas nad teavad, et ta manageerib meid. Ja siis oli palutud küsida, et kas Anu on päriselt ka oma elu jooksul armunud olnud. Ja selle peale ma vastan nüüd täna teile, et vaadake meie esimesi podcaste, seda küsimust on juba esitatud ja ma mäletan konkreetselt veel, et ma läksin väga hoogu ja tõesti rääkisin ausalt kõik ära. Et vaadake neid podcast, et me ei hakka üle kordama, sest need, kes nüüd täna kuulavad juba neid järgmiseid, nendel võib lihtsalt olla igav seda lugu uuesti kuulata. Ma sain aru, et see, kes küsis, oli härra, et kas tal oli mingi miljonär, mingi isiklik oma kasu mängus, et huvitav, et kui Anu äkki ei ole ikka elus armunud olnud, et äkki minul oleks see võimalus, mõtles härra. Okei, kallis miljonär, mis iganes su nimi on, ärsku sina oled minu elu armastus. Mõtle, sa käid siiamaani ringi ja mõtled, et äkki ma kohtun üks päev elu armastusel. No muidugi see võiks olla miljardär, mitte miljonär. Ja, et kellest saaks miljonäri teha. Ja kiiresti. Seda ma oskan, seda ma olen juba korra teinud. Sellega saavad ka härrad ise hakkama, ma olen aru. Ja, aga tore, inimesi huvitavad sellised asju ja kordusküsimusi on palju, mis on täiesti okei, sest ma arvan, et meie oleme siin saates ka korranud mingeid teemasid ja see ei ole üldse halb, sest see näitab jällegi minu jaoks seda, mis inimesi päriselt huvitab, et mis neid erutab. Ja siin tuli ka jälle ports küsimusi, aga mul vahele tuli veel selliseid siin, et inimesed kirjutavad mulle nüüd Facebooki, ka mul on 2 Facebooki lehekülge, üks on siis päris nimega, üks mitte päris nimega. Pisut muudetud nimega ja selline huvitav küsimus, ma kohe kribasin endale. Nõudepesuaine, sooda, sidrun, sood. See on su poe nimekiri. See poe nimekiri oli siin, aga see küsimusele küsis üks inimene ja ma kirjusin kohe krapsti teisele poole, et milline erinevus on ilusate meeste ja ilusate naiste vahel erinevus? Ma mõtlesin nagu, et ma ei saanud halval pihta, aga siis mul nagu kraksas küll see mõte, et ilusad mehed on tavaliselt rumalad. Ütleks isegi idioodid. Ei, päris ausalt. Ma olen mõnda näinud ka, kes on erakordselt serav. Oi, palun, nimesid eestlasi mõni järsku. Mõni on eestlane ka olnud. Sa ei julge nimesid enam nimetada. Ei julge enam nimesid nimetada. Mine tea, äkki istuvad emaga televiisori ees ja hakkavad sõimama. Et nii palju, kui ma praegu meenutan, et mul on elus ilusaid mehi olnud küll ja Soomes oli ka mul üks erakordselt ilus mees, kellesse ma armusin. Ta oli ka hästi väike. Aga see ei olnud halb isegi, sest ta kõik muid trikke oskas ka väga hästi. Ta oli väga tark, hästi palju keeli rääkis, ma mäletan. Aga ta ei viitsinud üldse midagi teha. Ta tahtis rantie elu elada. Ta olid hästi rikkad sõbrad olid tal. Soomes kõik sellised väga tuntud ja enamus kõik miljokad. Ja kuna ta oli seltskonnas nii särav ja ta oli palju lugenud, oligi täpselt natuke nagu mingist vana aja romaanist või mingist filmist. Riietus
Bueno, bellissimo. Ta oli tohutu Itaalia fänn, kõik riided olid Itaaliast tellitud mõõtude järgi, rikkad sõbrad maksid kinni, sest nendele meeldis temaga käia poodlemas. Tal oli hea maitse. Tal oli tohutult hea maitse. Ta rääkis tohutult hästi itaalia keelt, hispaania keelt rääkis, portugali keelt rääkis, noh, inglise keelest ma ei hakka rääkimagi, on ju. Ja vaata, ta oskas, et see on ka elamise kunst, ma arvan, et sa oled hästi intelligentne, et sa oled kena, ta oli tõesti ilus, ta nagu, noh, see võttis mul põrvelt lausa nõrgaks, on ju. Ja ta oli seltskonnas, nagu ta oli mõnus, sul ei olnud kunagi häbi, ma kujutan ette nendel sõpradel, kes siis teda väga tahtsid alati igale poole reisidele ja üritustele kaasa, et sul ei olnud kunagi igav, et ta nagu särtsutas natukene neid oma kuivikutes sõpru, kes siis olid juba nagu sündinud kuldlusikas, ma arvan, briljantlusikas suus. Ja nad olid natuke sellised, kartlikud on tavaliselt sellised inimesed, ei ole kõik sellised fa-fa-faad, kuigi võiks ju. Aga ilmselt see kodune kasvatus oli siis olnud selline hästi konservatiivne ja konkreetne ja koolid, mis nad olid läbinud, olid ka ilmselt sellised nagu. Löödi kõik kasti sisse. Just. Ja siis ta kuidagi, siis ta nagu ta suutis need inimesed tuua koorest välja, ma vaatasin alati, et nad hakkasid elama, nad hakkasid tegutsema, nad hakkasid midagi, võisid teha täiesti pööraseid asju, täitsa lollakaid asju, mida nad järgmisel päeval väga kahetsesid, mõtlesid ja siis jagus alati pikaks ajaks arutelusid ja nad analüüsisid. Ma mäletan, siis ma esimest korda nagu kuulsin sellist asja üldse, et siis analüüsiti. Eelmise õhtusse. Ja see oli põhiline, et noh. Härrad. Ja härrad. Et see oli hästi põnev, aga ma tahtsin just öelda, et noh, et siin on ka erandeid ilusate inimeste puhul, aga tema tööd ei armastanud teha. Tema siis elas nii-öelda, ma ei tea, kuidas sellist inimest kutsutakse. Rantieeks just täpselt, et naisi tavaliselt kutsutakse lehtsabaks või kullakaevaks või on ju sellised nimed. Trofeedeks kutsutakse. Trofeenaised, just täpselt. Aga on olemas ka selliseid ilusaid mehi. Et ilusa mehega mul, selles mõttes ma ütlengi natukene ilus mees, võrdusmärk, rumal. Idioot ei saa öelda, rumal. Aga selle mehe kohta ma ei saa rumal öelda, aga rumal selles mõttes ja, et ma tahaks küsida ta käest täna, et kuidas sa hakkama nüüd oled saanud, et kas sulle keegi pärandas ka midagi siis sinu... Või elasidki siiamaani magad sõbra diivani peal? Ei, aga ta helistab mulle vahel, ma ei taha teda näha, sest ta oli nii ilus. Sa kardad, et ta on vanaks jäänud? Ma kardan, et ta on me olime ühevanused. Ja, me olime ühevanused, ta oli võib-olla suita noorem, no aasta võib-olla 2, mäletan. Ja ma ei taha teda näha, ta käib vahel Tallinnas küll ja väljas ja kutsub, et tule ja ma ei taha teda nagu näha, aga siis ma piilusin ikkagi, tal ei ole ka mingeid sotsiaalmeediakontosid, aga asju, aga siis vist oli hakanud mind jälgima ja ikkagi teinud konto. Ja siis sealt läbi selle ma nägin, et mis asi, et keegi mingi selline, vaatasin, see on see. Ja siis ma vaatasin, tal ei olnud väga palju pilte, hästi vähe oli. Ja see oli tõenäoliselt jälgimiseks tehtud konto ja seal olid ikka endiselt kallid jahid, kallid autod, Itaalia. Minu arvates ei ole seal alati paralleel või see võrdusmärk, et ilus mees on tingimata rumal või ilus naine on tingimata rumal. Ilus naine ei ole tingimata rumal. Ilus naine on lihtsalt hull ja pöörane. Et see on minu jaoks nagu sünonüüm, et ilusale naisele tundub, et ta võib ikkagi endale rohkem nagu lubada. Ja see teebki ta võluvaks ja atraktiivseks mingite meeste jaoks. Et ilus naine võib olla pisut crazy ja hull. Et see on soovituslik isegi. Aga kuna esimene surmapatt on vist, on ülbus või? Oota, kui sa 6-7 äkki on? Ei, see uhkus. Tapmine, uhkus. Ei, uhkus oli esimene minu meelest, mida ma isegi ei uskunud. No uhkus või, ma ei tea, kuidas seda õieti öeldakse, et
et sa oled ennast täis, uhkus, ikkagi uhkus jah. See on esimene surmapatt, et ilusad naised lähevad selle õnge, et nad lähevad uhkeks. Et see võib küll juhtuda ja see võib sulle saatuslikuks saada. Ehk siis sulle tundub, et ma võin endale lubada ükskõik mida, ma võin teha, kõik on andestatav. Ma olen ju nii ilus. Kokkuvõttes on ka inimesi ju, kellel kogu see välimus muutub nagu kinnisideeks, et ma mäletan, et ma olin kunagi juuksuris, minu kõrval istus üks lugupeetud koolitaja, härra, ja siis, kus härra tellis omale kaasavõtmiseks juuksehooldusvahendeid, mis tol hetkel ei olnud nagu üldse nii tavaline, et meestel üldse hea, kui pea oli pestud, aga tema lahkus sealt mingi 2 kotitäie igasuguste keelide, šampoonide. Oli ilus mees või? Niivõrd-kuivõrd ei olnud väga pikka kasvu, aga ikkagi jah, ja ilmselgelt ka väga nagu arukas ja väga hoolitsetud, et selles mõttes, et sageli ju inimene ei pruugi olla klassikalises mõttes ilus, aga kui tal on mingi erakordselt suur šarm, et on sageli ju mingisuguseid tegelasi, kes näevad välja täielikud quasimodod, aga neil on nagu nii kütkestav loomus, et sa nagu suudad täiesti eirata seda välimust ja siis samas vaatad mingit inimest, kes näeb välja nagu maal ja ta on täiesti elutu ja mõtled, et mis ta ka siis teha, panna ta klaaskappi ja vaadata. Sest ma ei kujutaks ette, kui mul oleks kodus väga ilus mees, siis me veedame sama palju aega seal peegli ees kõrvuti kogu aeg. Meil peab 2 kraanikaussi olema, meeletult suur peegel ja siis me oleme seal võidu, tuhistame oma juukseid ja asju ja siis meil peaks 2 vanni olema siis kindlasti ja 2 duširuumi. 2 garderoobi. Ja 2 garderoobi kindlasti, 2 tualettruumi kindlasti, et see on tegelikult normaalsus 2 tualettruumi ja et sul on oma garderoobi, lähed läbi oma garderoobi, oma tualettruumi ja ma just üks päev kusjuures mõtlesin selle peale, et järsku üks vana korteri maa ostaks nagu uue, mul on hästi suur korter küll, aga ostaks uue maa nagu ja ma tohutult kaasaegses majas just ja ma tohutult igatsen terrassi ja siis ma mõtlesin, et ma ei suuda, nii palju kui ma sõbrannadega olen, kui nad on kortereid käinud vaatamas või ostmas või üürimas, mis mind kõige rohkem ärritab ikkagi on see, et garderoob on ära unustatud täiesti. See on ju ülioluline, 2 tualettruumi võiks vähemalt kindlasti korteris olla, üks on su personaalne, isiklik ja teine. Ja sinna võõreid ei lasta. Ja teine on siis külalistel, eks ole, need on nagu nii basic asjad, et sa ei näe tänapäeva, võib-olla nüüd nendes väga-väga uutes majades juba on ju, aga ei ole ja see on jube kurb, et selliste asjade peale ei ole mõeldud, et ma pean ühe eraldi väikse korteri sinna kõrvale ostma, kuhu ma saaksin siis panna oma buduaari, garderoobi ja siis kui vanni ei ole, et siis duši lisaks veel vanni ja kõik sellised asjad, et minu korterivahetus vist jääb selle välja arvatud, kui ma leian mingi toreda mingi miljonärist, kellel on katuseterass. Kellel on katuseterass. Ja majja ei taha enam kolida, et ei viitsi selle majaga. Aga sa oled ikka jätkuvalt vanniaustaja või? Ja tead, mis mul on nüüd ma olen täiesti pööraseks läinud selle vanniga. Vanasti ma käisin siis, kui oli mingi raske päev selja taga, ma tõesti läksin, sukeldusin vanni, kus just tundus, et see päeva kõik see stress ja vahel kurbus, vahel rõõm, vahet ei olnud, on ju, et kogu see taak voolas sinna alla. Et ma ei ütle sugugi, osad ju räägivad, mis mõttes sa saad seal mustas vees nagu liguned seal. Mul ei ole must veesi, mul on puhas inimene. Roosilõhnaline. Mul on väga armsad sellised pallikesed, vahupallikesed, mis ma panen vette ja see on imeline tunne. Ühesõnaga, ma tegin seda õhtuti ja nüüd ma olen täitsa pöörane, ma teen seda hommikuti. Soe vann, Ei, ta on ta ei ole ja vanasti oligi mul nii, et ma tegin seda jääkülma vanni või siis kevade poole läksin, hüppasin kiiresti, käisin mere ääres ära, hüppasin külma jäävette ja õhtul oli siis soe vann, aga nüüd ma lähen, ma ei lähe tulikuuma vanni, aga ma lähen sooja normaalse temperatuuriga, kehatemperatuuriga vanni ja ma käisin täna hommikul ka vannis kusjuures ja ma saan sellest, ma ei tea, võtan selle kohvitassi, võtan osa neid oma pabereid, on ju, kuna ma käin saateid tegemas, sul on ikkagi need materjalid, mis tuleks läbi töötada ja
see on elu asi, ma tean, see läheb mul mööda, mul lähevad kõik asjad mööda, et siis lihtsalt on etappide kaupa mingid asjad, aga kuidagi ma olen sellest hommikusest vannist saanud sellise täiesti uue ärkamise. See on seotud võib-olla selle pimeda ajaga, mis meil on nüüd, eks ole, olnud siin pikemat aega ja sellisest väsimusest, et võib-olla see ikkagi nagu puhastab ära kõik. Üks minu personaaltreener rääkis, et peab tingimata käima elavas vees, selles mõttes, mis ei ole et vesi jookseb kogu aeg. Mitte vannivesi, aga nagu jõe või merevesi, et kuna inimene 80% koosneb veest, et see kuidagi energiseerib teda. Mulle ka tohutult vannid meeldivad ja peab tunnistama, et kui ma spaadesse satun, siis ma leian alati eksimatult üles Jaapani vanni ja kui sa hakkad natukene külmetama, ma mäletan, et Vorm Sen kunagi rääkis sellest, et sa istud siis nagu enam-vähem nagu niimoodi, et ainult nina on väljas tulikuumas vannis ja pärast seda sa oled nagu täiesti just tulikuumas, jah? No, palju sa kannatad, eks ole, mingi 38-40 kraadi, et see on nagu imeline ja see annab ka tohutult nagu jõudu juurde võtta hommikuse vannini ma pole veel jõudnud, aga ma tean, et palju inimesi on täiesti selle peal väljas, aga mina pean oma noorukitega lõppematut võitlust selle nimel, et kes seda vanni tahab, mul on vaja duširoob teha sinna ja samas on seal kena vabariigi vannist. Malvist selline, mis püsib kaua soe ja nii edasi. Ja ära loobu vannist, ära loobu. Aga ainuke asi, mis ma ei soovita osta, mul on kivivann, kivist tahutud vann, mis kunagi eks kaasa kinkis, see toodi Soomest ja siin Soome toodi, ma ei tea, kuskilt Itaaliast või kuskilt imekohast, et ärge ostke kivivanni, vaat nüüd ma teen antireklaami siin. See läheb soojaks või? Läheb, kõik hoiab soojast, kõik on suurepärane, ta on nii looduslik, ta on nii mõnus. Ma tegin ühe lolli vea, et ma armastasin lisaks vannikeelile siis tipsutada sinna sisse ka eeterlikke õlisid ja need eeterlikud õlid, seda oleks võinud vannimüüjad, võiks seda rääkida, sest ma olen hiljem käinud, ma vahepeal isegi otsisin vanni, et uut vanni osta hakata, aga lihtsalt ma ei kujutanud ette, kuidas ma seda vana kivivanni saan sealt oma vannidest välja. Mul tuli remondimees, rääkis, et ei, see tuleb, vaata, mis ta ütles, see tuleb, ma ei tea, mis tükkideks nagu selle relakaga saagida ja ma ei tea, see tundus kõik nii õudne. Et mulle ei meeldinud need täpikesed, need olid minu lollusest, on ju, et ja siis, kui ma käisin poodides just otsimas neid uusi vanne, ma tahtsin kuulda, et mida need vannimüüjad ütlevad nagu ja üks esimene asi, mida nad võiks rääkida, on kivivanni puhul see, ärge toppige sinna igasuguseid eeterlikke või mingeid väga värvilisi õlisid, et sinna jäid need täpid, aga mõtlen tarki torma, vaata. Ma siis mingi hetkel lõin käega, rahunesin maha, kuigi mulle siuksed valges vannis sellised täpikesed ei meeldi ja ta on mega suur ka, kusjuures ma pean lisama, et kui mu laps oli väike, siis tema jaoks oli bassein, et ta nagu sukeldus ja tegi hülgetempe seal. Ja sellepärast ma ütlen, et seda on raske sealt nagu välja tarida, et ta on nagu forever seal. Ja siis tuli mulle uus koristaja äkki möödunud aastal. Siis ma tulen koju ja ma vaatan, mul oli enne ka üks koristaja, mul on 3 erinevat koristajat olnud. Ja ma olen ise nühkinud seda vanni, ma ei tea, mis imeasjadega vaadanud YouTube'ist ja põnevaid asju näidatakse. Tänapäeval on kõik võimalik. Just ask. Ei saanud midagi, kõik, mitte ükski asi ei toiminud ja ma tulen koju. Mu vann on täiesti lumival. Wow. ma olin minestuse äärel. Ma oleks hakanud mingit 3-4 tonnist vanni ostma uuten. Ma lihtsalt nagu ma ei tea, mida ta seal tegi. Ma ei olegi jõudnud talt küsida, sest ma ei näe. Käib ja tuleb siis, kui mind ei ole. Kusjuures enamik inimesi kuidagi kardab oma koristajad. Ma ei karda koristajad, ma ei viitsi temaga olla seal samal ajal, kui ta hakkab tuhlamas. Sest viimati ma olin spordiklubis, ma ei suutnud oma treenerit vallutada. Mul on kodus koristaja, ma ei saa veel koju minna, kas sa näitad mulle veel mõned harjutused? Ei, aga osad inimesed on samal ajal kodus, kui koristaja on ka seal. Ja samas, ma ei tea, kui mul oleks selline variant, siis ma ka vist ei tahaks. Aga ma ei viitsi olla, las ta tuuseldab ja ma arvan, tal on endal ka mugavam, kui ma ei ole seal jalustal. Ja mis on koristaja puhul eriti tore, on ju see, et sa koristad enne korteri ära, kui koristaja tuleb.
päev, sellepärast sul on piinlik mingite asjade pärast, sa paned ära, et see distsiplineerib tohutult, et ma panen kõik, muidu mul on ju kõik igasugused laenutatud riided ja show riided ja kingad ja värgid ja ehted ja aksessuaarid kõik igal pool ja pabereid hunnikutes, raamatud. Distsiplineerib. Ma tean, et ta tuleb, ma kõik ilusasti panen ära, siis mul on järsku karga pähe, et ma pean asjad ära panema. Koristaja tuleb jumala toredasse ja korrastatud ruumi. Aga, ja mis teine asi, mis ta tegi mu vannitoa põrand, mul on dušš ka, et duši seal põrandaga oli ka see pisikestest mosaiikidest põrand oli ja sinna ma olin siis kunagi targa peaga, inimesed, vaat meil on kodu eri täna, targa peaga. Koristusvahendid. Ja koristusvahendid eri. Olin pannud seda ilmselt torusiili või mingit jälle, mida meil YouTube'is ka õpetatakse, et vesi korralikult alla läheks, mingid kemikaale on ju teinud seal mingi surra-murra, mis siis tekitas selle, et mul on selline nagu šokolaaditahvel on siis duširuumi põrand, sellised väikesed nagu linti šokolaadid. Pruunid ruudukesed. Jah, pruunid ruudukesed. Ja siis ma olin ikkagi mingi söövitusainega ja need läksid nagu osaliselt, seal läksid nagu heledaks, valgeks ja ülejäänud on kõik tumepruun on ja ma ei saanud ja jälle ja mu remondimees, ka tark mees soovitas, see on võta puhastusainet, teeb põrand puhtaks, mis see siin on, seletab. Ma olen nüükinud, ma mõtlesin, too mulle sellist tumedat voogi vahet, tee need voogid uuesti tumedaks, sa saad ju hakkama. Ei, nii ei tehta, põrand tuleb üles võtta. Saad aru jälle. Ja olingi jumala sama meelt, mõtlesin, siin läheb jälle mingiks tegemiseks mingi aja pärast, et ega siin lasta siis olla ja elame üle ja ohkasin sügavalt ja sama koristajad suutis mul selle ka ära teha. Ma ei tea, mis ta tegi. Ühel päeval me joome šampanjat temaga ja sööme torti, võib-olla naistepäeva puhul just. Ta paljastab sulle kõik. Ja siis ma võib-olla räägin taga nendel teemadel, aga tõesti selline hea koristaja on nagu kullatükk, ma ütlen ausalt öeldes. Mõtle palju, mul vannitoa põrand jäi vahetamata, vann jäi vahetamata. Järgmine pauk on mul nüüd see, mul on, ma ei hakka sellest praegu rääkima, ma räägin järgmine kord, see läheb nagu kriipiks kätte, minu kodused need koduteemad, aga selles mõttes ma saan aru, et sa praegu ajad võib-olla mingid inimesed kettasse, kes ei pea täitsa tavaliseks seda, et inimestel on koristaja, eks ole, ja teate, see lõpuks maksab nii vähe, see ei ole, inimesed kujutavad ette, et koristaja maksab kohut. Mul on oma tutvusringkonnas üks väheseid, kellel ei ole koristajat. Aga miks? Ma isegi ei tea, ma kujutan ette, siis ma peaks ju koeraga jalutama mitu tundi. Koristaja ja koera koju jätma. Ei, mis kogu perekonna nagu tagajalgadele ajama. Ei, ma arvan, see on väga praktiline. See on nii praktiline asi. See ei maksa üldse palju. Esiteks ta annate inimesele kellegile tööd. Ta armastab seda tööd. Minul on olnud ainult sellised koristajad, kes väga armastavad. Nad ongi loodud selle ameti peale just, kui nad väga armastavad oma tööd ja nad on väga õnnelikud ja nad on nii toredad inimesed. Ja nad on vene rahvusest kõik on. Vene rahvusest inimesed. Siinkohal ma pean küll kiitma. Sobivad kõige paremini koristajateks, ilu inimesteks ehk siis kes teenindajad on ka väga vaja. Ja mulle väga meeldivad, nad on kuidagi, nendel on teine touch, nad on nagu selline hoidjad või selline meditsiiniõed on, oled sa tähele pannud? Suudavad võtta verd niimoodi, et ei tunnegi. Ja kuidagi nendel on teine see puudutus on teissugune ja soovitan sellepärast, et ma ei kujutaks ette, et ma mõtlen, et ma võtan kas või oma õe võrdusmärgiks, ma olen tal ka soovitanud, võta see koristaja. Ja siis ma näen, ta vist proovis, vaata mõne inimese vereringega see ei sobi, seda ma olen ka täheldanud. Asi ei ole isegi rahas, nad ütlevad, et nad ei või kannatada, tuleb võõras inimene ja puudutab nende asju, nende kodus. Et see neile ei meeldi. Ja siis ma vaatan oma õde, kes rassib siis seal, võtab selle laupäeva või pühapäeva lihtsalt koristuspäev. Väljas paistab päike, rohi juba on roheline. Ma ei tea, kinos jookseb nii hea film, ma pean selle kindlasti ära nägema või ma loeks mõnda head raamatut. Miks?
ma ei saa ka sellest aru, selles mõttes, et kui sa helistad kellelegi laupäeval, siis ta ütleb, et mul on leib ahjus ja siis mul on vaja auto tolmuimejaga üle võtta ja siis mul on vaja umbes peitsida sauna mingisuguseid istmeid ja kõike muud sellist ja samal ajal see naine on ju teinud nagu sisuliselt nagu 5 päeva nädalas nagu raskelt tööd, võib-olla ta on nagu peab üksinda perekonda üleval ja siis ta nagu veedab laupäeva ja pühapäeva nagu tohutute köökide ja tolmuimejate ringis, et noh, milleks? Ma ei saa sellest aru, ma ise vahel mõtlen, et kas nad naudivad, sest mul on küll selline kiiks, et kui ma lähen näiteks Saaremaale ja mul on seal suht suur majapidamine, seal ma lähen täiesti äksi täis ossa, kus mulle meeldib seal tuuseldada ja koristada. Paned ruudulise põlle ette? Ei, panen uhked dressid selga ja hakkan ja mulle kohe meeldib, mul käib seal ka koristaja, aga seal me paneme paralleelselt koos, ma kutsun ta sinna kohal ja siis ma ütlen nii, täna meil on koristuspäev ja siis me mõlemad koristame. Klopime vaipasid, tuuseldame, tõstame mingeid asju. Ma ise olen mõelnud, et ma saan sellest vist emotsionaalselt mingi puhastun kuidagi teistmoodi. Mulle meeldib see füüsiline töö, mul on selline tunne, et ma olen jõusaalis, ma mõtlen rõusaalis käijad on lollakad, maksavad veel peale ja siis tõstavad seal mingeid asju. Ma saan seal niimoodi teha kõik asju. Ma isegi vahepeal on mul selline tunne, et ma ei taha veel mingit moodsat moppi võtta. Ma tahan nagu vanasti võeti kalts kätte. No, et mingi harjutus ikka oleks selline. Mõjub hästi. Et seal ma lähen täiesti lolliks nagu. Kiitkuum, peenraid ja kõik. Aga mulle meeldib, et seda tehakse kambas, et mul peab olema see kamraad, kes teeb ka ja see töö kuidagi edeneb nagu eriti hästi. Ja siis me seal tuuseldame, siis mu ema läheb ka alati nii sapsu täis ja ema hakkab ka alati vehkima seal tuuseldama ja tegema ja lõikama ja see mulle tohutult meeldib ja siis me oleme lõpuks kõik nii väsinud. Siis me istume maha, siis me avame šampanja, siis meil on, mul õetütar teeb hästi toredaid kooke ja armastab küpsetada ja süüa teha. Tema on juba teinud kõik söögid ja siis me istume maha ja siis me kiidame kõik 11, kui tore päev meil oli ja mis me kõik ära tegime ja siis mul tuleb veel meelde, et issand jumal, aknad tahaks ka pesta, kas sa saad homme ka tulla? Ja niimoodi mul laupäev pühapäev lähevad seal, et tegelikult see on nagu selline hoopis teistsugune emotsioon. No, et sa lood enda ümber selle puhtuse või sa lähed kuidagi selle peale hulluks, kui sa näed, et nüüd on tolm või nüüd on mingisugune muu. Ei lähe hulluks. See ei ole puhtuse friik. Ei, see ei ole see. See on hoopis mingi muu asi. Ma kohe leian asju, mida teha. Ja kui ei ole mitte midagi teha, siis ma lähen saunamajja. Siis me võtame kõik need restid sealt maast üles, viime õue. Mulle nii meeldib see, et päike paistab, eriti kui on päiksepaistil, siis me nühime need puhtaks, me paneme need päikse kätte kuivama. Ja siis on pesupäev, et sa pesed hästi palju pesu, ma tahan kõik korraga ära pesta ja siis õue kuivama panna. Mulle ei meeldi see kuivati üldse. Ja minu meelest mul assotseerub see lapsepõlvega, sest mul tuleb meelde, et kui me elasime Kalamees, Niine tänaval, siis vanasti olid ju pesutoad. Ja seal ei olnud niimoodi, et pesti iga nädal pesu või üle päeva pesu. Sellepärast nüüd ma olen ka jõudnud selleni, miks vanasti oli nii palju voodipesu. Vaata, oli virnades, olid voodilinad, tekikotid, padjapüürid. Ei olnud nagu tänapäeval, et on mõned nagu nii pesed ära jälle. Need on lõpmatult ringluses, nad ei puhka kunagi. Just, aga siis oli neid kapp oli niimoodi või kummut oli täis laotud neid. Ja siis ma mõtlesin ka hiljem, et miks meil nii palju neid olnud, et neid ei lähe nagu vaja. Ja siis ma sain aru, et pestigi siis, kui oli õige ilm. Talvel ka pesti vahel, sest see pakane kuidagi ajas kõik need pahalased lestad sealt vooditest välja ja tuulutati vaipasid. Miks talvel just klopiti eriti, visati lume peale vaiba? Kuidagi selle tolmu ära, see mulle ka tohutult meeldib. Ma mäletan, kui seda mingit jõuludaegset suurpuhastust tehti. Et kõigil oli nagu see mõte ja siis tuligi meelde, et issand, siis oli pesupäev oli. Siis pandi see pesutoas, see katel küdema ju puudega, suur metsik see katel, seal hakkas keema, visati pesud sisse, visati siis seda
õiget seepi, mis seep see oli, see pruun seep ja majapidamisseep ja siis niisuguse suure mõlaga selle vanaema keerutas seda ja pandi õue kuivamis, kui valgeks need linad läksid, kui hea lõhn nendel oli. Ja see triigitud on ju, võid lasti läbi selle pesurulli. See oli maailma parim lõhn. No ilmselt mul tuleb seal Saaremaal ka see tunne, et mul peavad nagu voodiriided ja üldse pesud õues kuivama. Ma tahan seda õuelõhna ja ma üritan võimalikult vähe kasutada, jälle oleme kodu. Täna ei ole, head tüdrukud on täna, ütleme niimoodi kodukanalainel, et on ka kakak. Ja, et ma ei kasuta ka selliseid ilged keemiapesuaineid, ma ei kasuta, ma ei hakka neid nimesid siin nimetama praegu igaks juhuks. Aga ma panen võimalikult puhast kraami ja mis ma soovitan teile, mis teeb ka hästi puhtaks ja niisuguseks pehmeks pesu. Ma olen avastanud, et ma võtan valget söögisoodat lihtsalt ja enne kui ma pesud panen pesumasinasse, panen sinna paraja portsu seda söögisoodat ja siis muid neid aineid, mis vajalikud on. See teeb ka hästi mõnusaks. Kusjuures mulle ka meeldib tohutult see õhulõhn. Meie elasime ju ka kaevuga majas Pärnus ja seal selleks, et üldse pesu pesta, tuli tuua kusagilt trassivesi, mis on valge, mis ei määrinud riideid ära. Ja nüüd samas, kui ma tunnen, kuidas inimesed lõhnavad, nende riided lõhnavad, kui sa puutud nendega kusagil kokku, ma ei tea, poes, trammis, kohvikus, lõhnavad mingite pesulaputusvahendite järgi, siis mul tõusevad nagu juuksed püsti, et see tundub nagu nad oleks midagi valesti teinud, et võtnud valel ajal nagu pesumasinast välja või ma ei tea, kas see on mingi lõhnatundlik. Nad panevad liiga palju. Et see on, see ei ole puhtuse lõhn. Et ma ei tea, kas inimesed on läinud reklaami ohvriks või kui see spordisaalis ka, et kui sa tunned, et inimene lõhnab mingisuguse pesulaputusvahendi järgist. Nad panevad seda liiga palju. See on kuidagi labane. Ja see on nagu, need on kontsentraadid kõik, et ärge toppige seda nii palju, et see on lõpuks teie tervisele kahjulik. Kas me lähme nüüd muu ma ei tea, kuhu me jõudsime edasi. Mina hakkasin küsima seda, et vaata, mis me siin kõik teinud oleme nagu selle loo ajal, et mingi briljant ajab šampanjat taga, eks ole, siis rääkimata kõikidest nendest siigadest ja angerjatest ja krevettidest ja et mis briljandid meil olidki? Tulete vahepeal meelde. Balti briljandid. Otse Noblessnerist. Et imelised kivid, aga et kas ei karda, et inimesed muutuvad nagu kurjaks ja kadedaks ja millal? Et mis mõttes meil on siin umbes elektrihind on nii suur, need söövad Austreid. Me sööme angerjat, mis oli angerjas oli suitsuangerjas briošil ja teine on siis see siiakala ja see on Beckeri leiva peal. Beckeri kohvik on ka mu lemmikkoht seal, ma käin üsna tihti. Palun ärge minge inimesed sinna, seal on kogu aeg leib otsas, täiesti kohutav. Ma olen täiesti šokeeritud ja kalavarsen oli siis Tiit Veskus. Käis siis, tegi meile vahetult enne saate algust kõik need armsad võileivakesed valmis oma käpakestega. Ja täiesti müstiline, ma juba vuhkisin seal köögis paar tükki sisse. Mina olen siin kuivanud. Ma sain orgasmi sellest siiast muidugi. Ma loodan, et meil ei ole neid tillitükke siin hammaste vahel. Aga sa pead luksust endale täiesti ainumõistetavaks ju, selles mõttes, et sa ei tunne ennast süüdi. Jah, ma olen seda väärt. Ma olen selle välja teeninud. See kõlab nagu mingisuguse toote reklaam juba, aga on sulle öeldud, et mis mõttes, miks sa ei joo? Omas mõttes kindlasti inimesed nii mõtlevad ja ütlevad. Aga teate inimesed, ma olen ka elanud nii pikalt juba, see on vananemise üks eeliseid. Tahan ju šampanjat. Ja ma olen põrgust läbi käinud ja saanud tunda aga närusemaid aegu. Et ma olen tõesti pidanud seisma. Vaadake jälle meie vanu podcaste. Läinud bensujaamas nurunud Rootsis, Stockholmis kusjuures, et suvaliselt meesterahvalt, kes tankis oma autot, et palun osta mulle see purks. Ei, bensiini ka, et osta mulle 10 liitrit. Ma ei tea, kuidas see auto mul oli. Auto oli mul sellepärast, et üks mees pandi vangi ja mul oli tema auto, aga bensiini ei olnud. 10-sse panin, ma pidin bensiini nurma, mul on sentigi raha ja palusin, et ostaks mulle ühe burgeri ka. Ja ma olen elanud burgerite, lihapirukate peal nii pikalt, et ma olin korralikult paistes.
ja toidust võib minna paiste ebatervislikust toitumisest. Vaadake, ma olen ka sellest rääkinud. Aga nüüd sa võtad täitsa enesestmõistetavalt kaaviar ja kõik muu selline. No sellepärast ma mõtlengi, et ma ei tunne süümekaid, et ma olen elanud läbi need hullemad ajad, olnud närustes oludes, tundnud nälga ja olnud tõesti nagu hing paelaga kaelas ja kui ma täna midagi head saan, ma oskan olla selle eest tänulik. Ma ei võta seda iseenesestmõistetavalt. Kui mul on eriti tore päev olnud ja, nagu täna ja ma lähen õhtul koju, siis ma päriselt ka ma tänan kõige vägevamat, et mul on nii äge olnud, et see hirm, see väikese tüdruku hirm, et ma olen ühel päeval Rentslist tagasi, see jääb igavesti mulle kuklasse. Et täna ma saan nendest inimestest aru, et mul on paar vanemat prouat näiteks, keda ma olen naeruvääristanud varem, isegi mõnitanud, kui nad on, me oleme kuskil väljas olnud söömas ja ma olen toidu näiteks järgi jätnud või midagi ja nad on selle palunud, et kas nad saaksid selle lõpetada või ma annaksin selle lihatüki neile ja ma olen selle eest ära rebinud, öelnud, kas sa oled rumal, et sa ei pea kõike, sa ei pea taldrikut tühjaks sööma. Nad ütlevad ei, aga me ei saa seda jätta. Ma ütlesin, aga sul on ju kõik korras, et ma näen, et sa lihtsalt sööd ahnusest. See on vale. Inimesed on tulnud ajast, kui oli sõda, kui oli nälg, kui oli puudus, võib-olla olid rasked majanduslikud olud, mingi hetk on ju, meil on ka masu olnud, üks kohutav masu oli vist, ma ei mäleta. 2008 umbes. Vist, ja enne seda kindlasti 90-ndad olid hullud, vaata. 90-ndad olid jubedad. Noh, et kõik need asjad ja siis täna, kujutad ette, ma olen alles aru saanud, et see on ju need traumad on nendel tulnud nendest aegadest. Ehk siis sul jääb intuitiivselt sisse see refleks, et ma pean igaks juhuks nagu korjama selle kõik kokku ja et ma ei või teada, mis homne toob, et järsku on jälle nagu, et järsku mul ei ole homme süüa. Ja ma olen täna inimesi, keda ma olen varem mõnitanud, mis te korjate neid asju, mis teil viga on, see on ju haigus, visake need ära, andke ära, mis te klammerdute nendesse. Ma saan ka sellest täna aru, kui üks inimene lihtsalt ütles mulle, et Anu, ära ole kuri. Et see on sellepärast, et mul ei ole kunagi mitte midagi olnud, see on esimest korda elus, kui ma saan midagi ja ma ei või vaadata, kui teine inimene viskab mingi asja ära, mis on täiesti töökorras. Ta on lihtsalt natuke vana, võib-olla kriibitud, võib-olla kulunud, aga täiesti kasutatav. Ma ei saa, ma panen ta ära, ma arhiveerin ta nii öelda. Ja ma olen vihane olnud ja kuidagi jällegi üle olev. See ongi see uhkus, ülbus, arrogantsus. Ja täna ma saan aru, et sa ei saa sinna mitte midagi, ta ei saa sinna mitte midagi parata. See on nagu see ilmajäämise hirm. Või mingisugune hirm vaesuse ees, mida enam ei pruugi ollagi. No aga see võib ka täna tulla, sest mina mõtlen hirmuga täna, et kui ma eriti alguses vaatasin ja täna ka ju näidatakse meile olukorda Ukrainas, on ju, kus on linnad maatasa tehtud ja inimestel ei olegi, kui ainult nendel ongi 2 kätt, laps, kass, saad aru, mis on eriti tore, inimesed hoiavad rohkem oma loomi, kui et nad oleks sealt kodunt krahmanud võib-olla mingi kalli pildi või mingi serviisi või mingi sellise asja, eks ole, et need lähedased inimesed on nendele tohutult olulised ja siis sa vaatad seda, siis mul tekib jälle see moment, et ma mõtlen, issand kõudne, see võib juhtuda meiega samamoodi siin. Meil ei ole mitte midagi, siis pead alustama täiesti nullist. Me saame hakkama, kui meil on 2 kätt küljes ja oleme terved, aga see võib olla väga traumeeriv. Et seda ei tohiks nagu unustada, et mitte kedagi ei tohiks hukka mõista sellepärast, et nad on sellised, nagu nad on. Et tasuks süüvida natukene nende sellesse tausta. Trauma. jah, et nii on lihtsalt, et ma ikka mõtlen täna küll, mõtlen 10 korda enne, vanasti ma valin siit mingi šokolaad, see mulle ei maitse, sellist ma ei söö, selle sisuga ma lähen. Ma mõtlen, okei, las olla järsku keegi teine sööb.
Kusjuures ma ei väsi imestamas selle üle, kui sa käid toidupoes, kuidas inimesed non-stop peavad telefonikõnesid. Kas ma nüüd võtan selle juustu? Ei, seda juustu sa ei võta. Sa võtad selle juustu. Noh, et tundub, et inimesed ei toitu selle jaoks, et saada energiat, vaid toituvad selleks, et sa kindlasti pead ühte brändi valima ja teist sa jumala eest ei tohi valida ja kui sa ei võta õiget, siis sa eksid ja need videokõned näiteks, mida inimesed kaupluses teevad, et see kuidagi on nagu nii hirmuäratav, et kui see kõik peaks tagurpidi pöörduma ja sul ei ole seda esimest, teist, kolmandat ega neljandat juustu, sul ei ole üldse juustu. Et kuidas sa siis nagu elad? Sa ei oskagi elada. Noh, me teeme nii peeneid roogi täna lihtsalt, et kui sa kerid tagasi, võib-olla, no ma ei tea, kas sinu lapsepõlves oli nii, et oligi väga lihtne, oli see makaron selle ühe juustuga, oligi praekartul võiga, viineritükikesed ka võib-olla seal parematel päevadel. No teil siin Tallinnas olid viinerid, meil Pärnus ei olnud viinerid. Noh, et nii lihtne seal oli piim, ei olnud 10 eri sorti piima, piim lehmakesega, piim kassikesega, mjau ja murnjau ja kõik neid erinevaid sorte. Täna mul töökaaslane saatis, näe, Anu sinu nimeline jogurt on tulnud välja, aasa jogurt. Mjau. Ja kassipilt on peal. Kusjuures ma olen aastaid mõelnud selle peale, et miks ei tehta piimapakke kiisudega, sest see läheks ülim kõva ju see müügiargument. Mina astuks üli armsate kiisudega, kes limpsivad piimapakk, mingi loll leht. Seal piimapaki peal. Ole üldse pooltki nii armas, oleks siis vähemalt vasikas. aga on mingid naljakad, totakad kujud, aga kisumisud ja ma ostaks neid piimasid väga hea meelega ja täna saingi pildi, ongi mjau, piim ja kisu on seal. Aga siis ma mõtlesin teistmidi, mõtle, kui on inimesi, kellele kassid üldse peale ei lähe, ainult koera inimesed, siis need ei saaks seda piima üldse osta. Miks ma tahtsin jõuda on see, et piim oli ka üks piim oli see, mina olin laps, siis oli veel klaaspudelis see konkreetne piim on ju. Ja oligi juust oli juust ja üks oli aukudega, teine oli ilma aukudeta. Nii lihtne see oligi. Ja oli sai, leib, nad olid, ei olnud kilesse pakendatud, suurtest puukastides võtsid. Tulid kord 2 päeva jooksul, tuli soe leib, inimesed seisid järjekorras, ostsid selle. Minu arvates seal poes, kus meie käisime, ei olnud isegi külmutusseadmeid. Või oli lahtine, lõigati tükike, kaaluti, pakiti ilusti paberisse. Leti taga mingi müüa. Nii, me oleme vanaks jääd. See on nii tore. Kuule, küsime küsimusi sinu käest. Me ei saa midagi küsida, meil on saate aeg läbi. Ma ühe küsimuse küsin. No küsi. See oli viimane, mis vist isegi... Mul on veel parem küsimus. On või? No, küsi ära. No, kas ma ei või küsida? Küsi. On meile kirjutanud Margit ja ütleb, et tore, et taas olemas olete. Me oleme pikalt juba olnud. Ja mõni kauem kui teine. Peale vanuse pannakse ära ja solvatakse ka kaaluga. Mind väga huvitavad teemad, mida ma kuulda tahan, et mis vanusest ja kaalust peaks ikka kriitiliselt oma väljanägemist veidike muutma. Samuti huvitaks kogemused paastust. Oota, loe see esimene pool uuesti, mis vanusest peaks kaalu peale mõtlema? Me ei saanud aru. Ja. Et mis hetkeks peaks hakkama sellesse kriitiliselt suhtuma? No siis, kui paksuks oled läinud. Kui sa vanaks oled jäänud, mis sa siis teed? Aga vanadus ei ole võrdusmärk paks ju. Ei ole, kindlasti ei ole. Issam, on siuksed siredad daamid ju käppavad meil Tallinnas ringi, et ärge hakake nüüd siin, ei. Mina olen kogu aeg rõhutanud peale 40. eluaastat, ei ole mõtet üldse süüa, ei ole tervislik üldse süüa. Sul ei ole vaja esiteks nii palju neid toitaineid, need on sul seal sees ladestunud juba. Ela vanast rasvast. Minu soovitus. Ja ole tegus, see selline laiskuse või selline ülekaal. Noh, meie praegu ei taha mõnitada neid inimesi, kellel on tervislikel põhjustel on ju need asjad ja mõnel on ka mingi sünnipärane, ma ei teagi, mingi geenides võib seal olla mingid asjad. Me absoluutselt ei kritiseeri neid. Aga sa ikka näed ära selle laisa inimese lihavuse. Selle sa näed ju ära küll, et tal on tagumik seal selle sofa küljest, ta on nagu kleebitud, ta ei saa sealt püsti. Ta on sinna kinni jäänud, et mina arvan, et sa näeksid hea välja, oleksid sellises normaalkaalus, on ainult see, tegutse,
tee erinevaid asju, ole selline aktiivne, et sa ei pea käima jõusaalis ja sa ei pea iga päev jooksma, ma ei tea, 10 kilomeetrit. Ei pea keppidega vehkima. Ei pea keppidega vehkima midagi. Kui sa lihtsalt oled tegus päeva jooksul, teed mitmeid erinevaid asju aktiivselt ja siis see kuidagi tuleb iseenne, siis võib isegi šokolaadi süüa. Mis te arvate, et ma ei lähe vahel, kui on hästi-hästi tegus päev olnud, ei viska jalad seal sofa peal laiali ja ei võta endale šokolaadikarpi ja panen kõik korraga, noh, aga võib-olla mõne sellise, mis vaata, see loll komme on ka, sul on ka kindlasti, vaata Assordi karbiga oli ka vanasti, sa ei tea, mis asi, mille sees on, siis võtad väikse naksu ja seal, kus seal on see lemmik, on mingisugune pehme asi, siis selle sööd ära, seal, kus ei ole seda, siis selle siin on näritud kommide karpa. Kuule, aga kiidame natukene siin meie inimesi, kes meid hoiavad ka ilusatena, et sina käisid hambaid pärlendamas. Ja, käisid hambaid pärlendamas siin inimesed. Peab tunnistama, et ka Kliinik Plussis, et ka hambad on selline asi, mille eest inimesed võiksid nagu rohkem hoolitseda. Minu arvates on kasvavast põlvkonda kuulates olen ma aru saanud, et tegelikult inimestel ei lähegi vaja hambaarsti, sest neil on kogu aeg hambad korras. Aga ma ei tea, miks on nagu meie põlvkonna inimestel kombeks siis, kui suus on mingi surnuaed alles hambaarsti juurde minna ja siis on nagu kohutavad arved ja siis ei ole enam midagi teha ja siis on proteesid ja kõik muu, et tuleb kõikide asjadega tegeleda jooksvalt. Teate, et tänapäeval on olemas ka sellised hambapastad, mul on üks hästi tore hambaarst, mis on, et kui sul on, tundub, ta vaatab, et sul hakkab nagu, seal võib hakata auk tekkima. Mul võeti tarkusammas välja ja seal kõrval oligi, et tundus, et sealt nüüd hakkab see augukene tekkima, ta annab sulle sellise hambapasta, mis taastab selle koha, et ta ei peagi hakkama seda puurima, siis kui sa on hästi allus. Jaa, see asi on olemas ja see nipp on selles, ma ei tea, mis ained seal sees, ta loetles ka, ma ei mäleta enam, pesed ära ja sa ei loputa suud, et sa jätad selle ikkagi suhu. Ta ei ole ebameeldi midagi, lihtsalt ei tohi ära unustada, sa automaatselt tahad suu ära loputada ju, aga sa jätad ta suhu ja siis oli tal veel mingi hästi huvitav aine, mis kaitseb ka hambavaapa ja tõmbas peale, lihtsalt soovitasid ära nüüd selle päeva jooksul kohe torma mingit kuuma jooki või mingit sellist asja tarbima. Kõik need asjad on olemas, tuleb natuke vaeva näha ja tuleb tarkade inimeste juures käia. Aga meil on kinkekaardid ja meil on jagada teile neid auhindu või siis mis auhindu, kingitusi, et kui te kirjutate meile skandaalne@delfi.ee, siis on jagamiseks ka meil siin igasuguseid imearmsaid kingitusi teile ja ma ütlen ausalt, et kui te tulete 6. märtsil siis meie avalikule salvestusele, me teeme selle salvestuse sellepärast, et meil on siis 50. saade, kujutage ette ja seal on ka kõigile on kinkekotikesed ootel, tervitusjook on seal ootel ja te saate meile igasuguseid põnevaid küsimusi täiesti seinast seina esitada, mida te päriselt tahate teada. Ma teen isegi sellise soovituse võib-olla, et järsku te kirjutage juba varem ära, et siis ma prindime need välja ja te ei pea seal häbenema ja higistades seal võib-olla kätt tõstma nagu koolilased ja küsima. Mõned julgevad küsida ka, ma arvan, kui teil on paar šampanja klaasikest seest, siis naised on nii julged, et vestlusõhtutel tänapäeval kohe kargavad vahele ka, seletad seal midagi, ei, see on täiesti vale jutt. Mina olen kohutavalt ärevuses selles mõttes, et selliste daamidega nagu teie Reedaga, et ma ei kujuta ette. Meil läheb väikseks kakluseks seal kindlasti. Ongi nii või? Ma loodan, et verbaalseks. Sest üks arvab nii ja teine arvab naa. Et meil on siin eriarvamusi mingites asjadest. Ma ütlen, et sellest tuleb hästi põnev ja hästi meeleolukas õhtu. Et tavaliselt me lubame, et 2 korda 40 või 45 minutit. Vaatan kella, ossa raks, 3 tundi läinud. Me võiks hommikuni lasta. Et meil on DJ seal ja on muusikat ja võib pärast näpud püsti pidutsema jääda, et minge kindlasti, kust need pileteid saigi? Piletitaskust? Jah, piletitaskust sai pileteid ja aga millest me siis veel räägime? Meil peab näojoogat tegema, Anu. Kurja, ma unustasin ära. Jaa, sellepärast, et ma saan aru, et Anu on loomuliku ilu messile, kutsub teid
ja seal saab kõiki neid ilusaid protseduure teha, tänu millele ei ole vaja üldse sekkuda keemianoa, süstide ja kõige muuga ja saab seal teha töötubades näiteks looduslikku deodoranti, teipida, me oleme ka sinuga siin teipinud ju ja siis no ma ei tea, mis kõik on, aga et igal juhul me 12. aprill kosmonautika. Meil on tasuta sinna pääsmeid, nii et need lähevad ka kõik loosi. Et võta nüüd ennast kätte. Ma võtan ennast kätte, mida ma pean tegema õpetajasaagi, ma kuulan. Silma sõõrlihase massaaž, see sõõrlihas on see kõige. Eelmine kord ei olnud see. Ei. Aga võib-olla oli ka. Ei olnud sõõrlihas. Sõõrlihas on siin see kõige õrnem nahk, mida peab väga-väga ettevaatlikult üldse käsitlema. Et sa paned oma siis lemmik seda silmakreemi, paned siia täpikestena siia sõõrlihasesse, sõõrlihas on siin on ju, paned selle kreemikese ilusti ära ja kissitada ei tohi samal ajal ja nüüd asetad need sõrmeotsad sinna nahale ja millimeetriseid tõmbavaid siluvaid liigutusi hakkad tegema niimoodi millimeetri haaval, hästi õrnalt niimoodi siin silma ümbruses. Ehk siis sa tõmbad justkui need kortsud siledaks endale siin silma ümber. Ja oota, siin, kuidas see ülesanne lõpeb, mul on see teine leht ka. Korda sama teise silmaga, eks ole. Ja silmanurkadest tohib natukene julgemalt tõmmata, et siin on tavaliselt meil ka sügavamad kortsud, et seal tohib natukene tugevamalt teha ja seda teha siis umbes 1-2 minutit, et see ei ole ju nii palju teie elust. Aga sina lugesid ühe raamatu veel läbi. Ja, kumbast raamatust ma räägin? Ma räägin sellest samast, mis käes on. Ma just enne küsisin su käest seda soovitust, sest mina seda lugenud ei ole ja sa ütlesid, et see on natuke kurvakas. Eks nad kõik on sellised elulised lood, et see on sinisukalt siis? Sinisukalt jah, et see on valge sari, need on kõik naiste lood ja see mõnes mõttes on meie põlvkonnale võib-olla arusaadav, sest see on kultuurirevolutsiooni aegne Hiina, kus kogu aeg toimuvad paraadid, kõik peresuhted, religioon on lükatud kõrvale ja 9 ruutmeetrises toas Pekingis elavad siis muusikutest vanemad ja tegelikult isa siis juba 4. eluaastast peale tümitab tütart, et temast saaks ka viiuldaja, temast saabki viiuldaja ja nad suudavad ikkagi sealt Hiinast jõuda välja vabasse maailma, siis imekaunis ema koos 2 lapsega ja tegelikult on nad pärit sellisest väga vanast Hiina perekonnast, et kus on ikkagi peetud oluliseks seda, et lapsed on juba väga varajasest noorusest tundnud kõiki hieroglüüfe, osanud tantsida, luuletusi ja põhimõtteliselt kõigist lastest tahetakse teha väga andekaid inimesi. Ja nagu need tiigervanemad olid lugu sellest, et nendest pidid saama kontsertmuusikud, sest mõlemad vanemad tegelesid sellega, et see on nagu selline tore sari, raamatu aasta, tuleb lugeda raamatuid. Absoluutselt olen nõus. Nii, Pariisi veelt olid siis Colliersi toodetega meigid meil täna ja igas saates, selle üle olen ka väga tänulik, olen saanud palju kiidusõnu, et imeline ja Ohirat kiitmast ma ei väsi, sest olen nende suur tarbija, probiootikumid, kõht oleks vinks vonksis, et saaks piisavalt šampanjat nautida ja mõnusaid roogi süüa. Meedilt on erinevad vitamiinid. Need on ühed eriti mõnusad vitamiinid. Kommid nagu? Nad on kommid, neid saab imeda ja nad on tõesti maitsvad. Ma olen täiesti sõltuvuses. Neid on lihtne kaasas kanda ja nüüd, kus hakkab järjest rohkem kaduma vitamiinidelt ära selline toidulisandite paine, et pärast seda, kui Heidit Kaio kirjutas, et tegelikult kuuluvad, need võiksid kuuluda naise ratsiooni ka, et sa ei pea nii palju sööma, et võib-olla sa tasakaalustad oma toidulisanditega, võib-olla siis kõik nagu rahunevad ja on vitamiinidel võib-olla selline väiksem stigma peal. On vitamiinide pidupäev. Jälle võtan meie armsaks, ma võtan ta täna hambus. Ei võta, aitab küll. Just. Räägi parem oma küüntest. Küüned on minul tehtud nüüd esimest korda tehti minul, paned tähele, ma lähen reisile
ja siis Sul ei olegi punased My küüned? Magic küünestuudio tegi mul siis täiesti naturell küüned, ütlesid, et kuna ma lähen pisut päikese alla, ütles, et noh, et kui nahk läheb pruuniks, siis on eriti efektne, kui on naturell küüned, aga ma juba järgmine päev ütlesin oma maniküürile, et appi, ma tunnen ennast täiesti alasti, sest ma vaatasin mingit saadet, mis ma olin teinud Hommikuseks staariga vist ja kui mul ei ole ikkagi sõrmeotsad nagu maasikad, see on täiesti plass. Nii et aga ta on nii tore see maniküüri ja eile käisin pediküüris ka, lasin varbakünned ikkagi maasika punaseks teha. Siis nagu võihjamisi ütlesin, et ei, et mul on nii ebamugav, ma tunnen ennast nii alasti ja mul on nii kummaline olla nende nude-küüntega, siis midagi pole teha. 3 nädala pärast näeme. Tead, ma lähen ka sinna ja teen midagi, mida ma ei ole teinud, ma arvan mingi 15-20 aastat, ma teen omale need maasikaküüned, ma arvan. Aga need ei sobi sulle. Ma arvan, et ei sobi. Ja ära ahvi mind. Miks? Mulle ei meeldi ma tahan proovida. No, ma vaatasin, et Reedu ahvis ka mind kunagi ta ei kandnud punaseid küüsi. Alati olid siinised või mingid beežid või mingid sellised bordeaux ja nüüd punased küüned, ma olen täiesti šokeeritud ja üleüldse inimesed on läinud, hakanud minu rohelisi silmi tegema ja kõik on copycatid. Lõpetage, olge originaalsed, ärge olge kellegi moodi. Nii, Babé, siis tuleb kosmeetika ja hooldustooted, apteegi kosmeetika ka väga kiidame. Leia Koreat ei jõua ära kiita, sest ma tegelikult ka kasutan nende tooteid. Olen saanud sellest Korea nagu foobiast üle ja olen väga Korea kosmeetika usku. Kreemide nimelised. Täiesti. Ja siis šampanja tuleb meil siis, võt ei tea, just nägin, kust see oli, aga Goldberger, aitäh, bueno. Ja Clinic Plus hambaravi juba ütlesime, My Magic, Dohira, Kala Arsenal, Baltic Brilliant, Pariisi vesimeik, Nano Aasia Aatos, issa ma ühes saates rääkisin, nii paljud on küsinud mu käest muuseas seda. Ma ju lisaks sellele, siin on üks imesalv. No sa võid kõik mida teha ja sina ütlesid, et sinu poeg oli oma probleemidest lahti saanud tänu sellele. Ja sinu käekott oli. Ja minu käekott, mida ma redutasin ühest kallist, ma ei tea, restaureerimis kohast teise ja keegi ei saanud midagi hakkama. Nii vihastasin, läksin üks päev, võtsin lihtsalt selle lahti, võtsin ühe mõnusa selle kinda, millega tavaliselt kooritakse keha, vaata. Võtsin, panin see kinda kätte pehme ja seda ja tegin oma koti lihtsalt, ma võin koti selle taastusravikeskuse ka avada selle kuradi Aatos kreemiga. UNESCO pärandisse kuuluva Munga-kloostri ürdid. ja siis nende seebiga siis Nanoasias on need müügil, see on Nanoasia on üks väga-väga armas venelannad, ukrainlannad. Issand, ma naersin niimoodi seal toolis, kui mulle tehti näohooldust, et ma kuidas nad rääkisid, sest nüüd paneme natukene sulle teemantipuru ja nüüd paneme kulda natuke. Nad on nii armsad inimesed, minu tervitused teile, et selle seebiga tegelikult ei ole mitte midagi, sa saad kõik asjad ära teha. Võtke reisile selline Aatose seep kaasa. Sa saad näo ära puhastada, sa saad üle terve keha, saad puhtaks ennast pesta, sa võid hädaolukorras, kui sul ei ole šampooni kaasas, saad juuksed ka sellega puhtaks. Ka täiesti imeasjad. Ma räägin, et imed peituvad lihtsates asjades. Naturaalsed taimed kasvanud mägedes ilma tehnikat. Kuule, mul tuli mõte praegu. No, lähme mul on mitu sellist seepi juba, ma olen nendelt välja pressinud iga kord, kui ma seal käin. Siis tead, mis ma teen? Mul tuli ju meelde, issand, kui hea lõhn, seal on loorberi ja siis selline pärske murulõhn. Issand, kui hea, ma tean, mis ma teen. Ma panen selle pesumasinasse, ma pesen oma pesu ära, lõikan siit mõned siilud, nagu vanasti pesti pesuseebiga ju pesu. Ma proovin seda ja siis ma järgmine kord räägin teile, kas toimis või ei toiminud. Yes. Imeline, nüüd me oleme kõigist rääkinud ja mina ei suuda enam otsustada, kas
ma tahan seda siiakala või ma tahan seda angerjat, mis tähendab seda, et tänane podcast saab läbi, kohtume jälle teie silmades ja kõrvades ja järgmine kord ongi juba 6. hooaja eelviimane saade. kohtumist. Yeah, she's a supergirl. hea tüdruk. And supergirls don't cry.